tere, kallis rahvas, head kuulajad. Nagu tavaliselt tervitan teid Eesti Pensionäride Liidu juhatuse poolt. Tahaks öelda seda, et minu andmetel eile võeti vastu ka riigieelarve järgmiseks aastaks, nii et meil on päris head lootused oma tegevusega siin jätkata. Meil on sellega seoses, et järgmisel aastal toimuvad koguni 2 valimised, on meil plaanis teha niisugused seminarid, mis aitaks siis inimestel teha kaalutletud otsuseid ja mis ei oleks nii palju sõltuvad sellest suurest meediast. See, et meedia kujundab neid arvamusi, sai mulle täna selgeks ka veel täiendavalt, et meil on täna Eesti Pensionäride Liidu juhatuse koosolek ja seal rääkis üks juhatuse liige niisuguse juhtumi Lõuna-Eestist. Seal nimelt tantsuõpetaja õpetas seltskonna peotantsi ja järsku kargas sinna sisse poole nagu trenni pealt, kargas sisse mingi õpetaja, ütles, et mis asi see on. Poisid ja tüdrukud nii lähedal. Ei tohi. Et nendel olevat käinud keegi loengupidaja, eks ole, ja ütelnud, et seda ahistumisasja ikka tuleb tõsiselt vaadata. No, see tantsuõpetaja vastas põiklevalt ja ütles, et mul on lastevanemate luba. Aga asi olevat läinud ikkagi direktorini välja, aga siis direktor vist oli niisugune normaalse asjasse suhtumisega inimene ja lõpetas selle, kuidas öelda, jama ära. Aga seoses sellega, eks ole, et inimesed nii palju panevad tähele, mida raadios või televisioonis või ajalehtedest räägitakse, siis me mõtlesime ka, et parem oleks, kui me teeks meie eakatele inimestele, nii pensionäridele väikesed seminarid, eks ole, et nad saaks enne mõlemaid valimisi kujundada omale niisugust adekvaatsemat seisukohta. Ja me oleme siis mõelnud niimoodi, et valimistest ja demokraatiast räägiks meile Jaak Valge ja Europarlamendist räägiks siis värske Europarlamendi liige Igor Gräzin. Et kolmas teema, mida me tahaks ka käsitleda, oleks siis pensioni teema just selles võtmes, et kuidas siis pensioni teine sammas meie raha ära põletab, sellepärast et teatavasti ju riigi osalus sellest teisest pensionisambast tuleb ju meie pensionifondist. Nii et omal ajal on see välja arvutatud, et kui seda teist sammast ei oleks, et siis võiks meie pension teiega olla umbes 20% suurem. Nii et praegu on sinna teise samba pensionifondi kogunenud siis 3,5 miljardit eurot, millest siis riigi osa peaks olema umbes 2 miljardit. Nii et muidugi minu isiklik mõte on see, et võiks ju need 2 miljardit välja jagada, nagu see Utilitas oma töötajatele igal ühele 30 000 andis. Et selle vastu ei oleks mul ka ausalt öeldes midagi, aga seda nad nüüd vaevalt teevad. Aga muidugi see teeb natuke nukraks, et see meie ohvertus teiega, eks ole, et me oleme nõus, et meie pension on väiksem tulevaste põlvede pensionite suurendamiseks, siis teeb muidugi kurvaks, eks ole, et see raha osaliselt õhku aitab. Mina olen alati olnud seda meelt, et seda pensioni teise samba süsteemi tuleks rekonstrueerida või ta hoopis ära kaotada, nii nagu on teinud seda Ungari ja praegu on siis Poolas samasugune üleminekuperiood. Ungaris leiti peale 11 aastat proovimist, et kui riik hakkas siis neid erapensionifonde uuesti natsionaliseerima, siis tuli välja, et inimestel oli seal kadunud umbes 20% sisse makstud raha. Et see oli ka nagu õhku haitunud, nii et praktika näitab, et eriti suurt tulemust või suurt kasu sellest ei tule. Sellepärast teadmiseks teile, et esimesena rakendas selle pensioni teise samba ju Tšiilis
tuntud, kuidas öeldakse, vanasti öeldi diktaator Pinochet. Tema mõtles selle välja ja pärast siis ÜRO kohendas seda natukene ja siis lõpuks soovitati seda meile ja kodanikud Kallas ja Nestor sattusid sellest nii suure vaimustusse, et see on meil ka tükk aega käinud. Nii et mina arvan, et oleks päris tore, kui sellega midagi juhtus. Aga jõulud tulemas. Tahaks teile kõigile soovida häid jõule ja veel toredamat uut aastat. Tere päevast, daamid ja härrad! Jõulude ootuse meeleolu tuledes agas kuusk. Äsja Tallinna tänavatel tehtud pilt. Mis saab olla meeldivamat, kui kuulata kirikuõpetajat taustaks ja meil on täna tõepoolest see suurepärane võimalus Tallinna praostkonna praost Jaani koguduse õpetaja härra Jaan Tammsalu on siin meil jõulueelset meeleolu kujundamas. Palun. No nii, 80. läheb, kui on pikalt olnud üks pilt ekraanil ja korraks ümber keerad, siis on juba teine pilt. See pilt on 16. sajandist Peter Bruegel vanema poolt maalitud. Ma ei tea, milline nendest. Ma olen näinud seda maali ainuüksi ühes Brüsseli kunstimuuseumis, Kuninglikus kunstimuuseumis kahte täpselt samasugust, natuke värvid on ainult erinevad. Tol ajal, kui kellelegi mõni pilt väga-väga meeldis, siis telliti kunstniku käest täpselt samasugune ja kunstnik ka tegi samasuguse, võib-olla ainult väikesed värvi erinevused ja mõni harakas kuskil puu otsas teistmoodi kujuga. Kui ma oma heale sõbrale Anu Rauale kord esitasin küsimuse, et miks ta ühte oma vaipa teist korda ei tee, siis ta ütles, et tahaks, et iga ta töö oleks ainukordne, et need ei oleks erinevates kohtades ühesuguseid, aga ta on natukene murduma juba hakanud ja mõne vaibaga 2 korda teinud. Aga see pilt on see, millest ma olen väga palju mõelnud. Ta on seal väga tume. Tegelikult on seal üsna palju värve ja see pilt kujutab seda, millest ma täna ka rääkida soovin. Selle pildi peal on Madalmaade küla, on talv, on nii-öelda jõuluaeg. Siin on, ma olen seda pilti nii palju vaadanud, ma olen tunde istunud seal kunstimuuseumis, käin 4 korda aastas Brüsseli eestlastele teenistusi pidamas ja lappaval sõidan jälle kõige kiiremal ajal, aga nemadki on inimesed ja vajavad jõulusõnumit. Ja ma lähen läbi kõikide saalide tavaliselt koos oma abikaasaga, tema tuleb tavaliselt igale poole, kuhu mina lähen hea meelega kaasa. Ja me istume seal ja vaatame kord ühte, kord teist maali ja mul on hea detail sellest väga tuttavaks saanud. Bruegel on kujutanud seal maalil Madalmaade ühte küla või linnakest, aga sellesse külla, kus käib igapäevane elu, keegi peksab kedagi, keegi joob kuskil, keegi ajab äri, on vist mingisugune rahvaloendus ka seal ja kõige selle keskel tulevad sellesse linna 2 kuju. Teise seljas on originaalmaalilt
helesinise mantliga Maarja. Joosep on eeslit talutamas või juhtimas. Ja kui tähelepanelikult vaadata, siis ei leia sellelt pildilt peaaegu ühtegi inimest, kes nende poole vaataks. Kõik tegelevad oma asjaga. Kõigil on tegemist. Juba siis arvas vist Bruegel, et jõuludega võibki minna nii, et kõigil on tegemist kõige muuga. Ja Maarja ja Joosepi ja Jeesus lapse peale vaatavad väga vähesed. Ja veel vähemad jäävad nende peale mõtlema. Ja küsima enda käest, äkki need Petlemma sisenenud mees ja naine ja peagi sündiv laps, aga nüüd juba ligi 2000 aastat tagasi sündinud laps, äkki on nendel meile midagi tänasel päeval öelda. Teine pilt. Mõned päevad tagasi olin Kikendi kökis Austria suursaadiku kutsel. Seal avati üks ilus näitus, lihtne näitus. Üks jõululaul saab 200-aastaseks. Püha öö. Austria suursaadik ütles, et kui tema oli laps, siis ta teadis alati, et alles 24. detsembril õhtul, kui suured auksed lahti lükatakse ja lapsed näevad kuuske, lauldakse püha ööd esimest korda. Ei mingit poodides jauramist, ei mingit tümpsu selle taga, vaid see on laul, mida lauldakse jõuluõhtul. Jah, ajal on muutunud, aga selle lauluga on üks kummaline lugu. Osad inimesed arvavad, et ilusate jõulude jaoks on vaja ideaalseid tingimusi. Mis on ideaalsed tingimused? Ma ei tea, kas 5-8 erinevat toitu laual, kaasa arvatud piparkoogid loomulikult. Ideaalsed tingimused on kindlasti sellised kingitused, mille üle lapselapsed rohkem kui 3 minutit rõõmu tunnevad. Need kingitusi ei ole võimalik enam Eestist leida. Kogu maailmast ka ei leia kingitusi, mille üle lapsed üle 3 minuti või üle 5 minuti rõõmu tunnevad. Ma natukene liialdan, aga tegelikult teeb see murelikuks küll. Ma olen näinud piisavalt lapsi, kes trambivad jalgu, on vihased ja solvunud, et nad ei saanud kõige kallimat nutitelefoni või muud seadelist, mis maksaks vanaema 2 pensioni või 1,5 pensioni jagu. Mingid villased sokid, mingid sallid. On ka teistsuguseid lapsi, jumal tänatud, et veel on. Jõulude jaoks arvatakse, et peavad olema ideaalsed tingimused. Kuus peab olema ilus ja kõik muu ka. Aga mis ideaalsed tingimused on sellel teigil? Mis ideaalsed tingimused olid Maarja ja Joosepil? Lukas võtab selle kokku ühe lausega. Neil ei olnud ruumi majas. Kõik uksed olid kinni. Mitte keegi ei võtnud vastu. Seal olid omad põhjused. Käima peal olevat naist, kes kohe sünnitama hakkab, oli tollel ajal keeruline vastu võtta. Eriti kui ta veel võõras oli. See seadis teatud tingimused hilisemaks ajaks. Aga küllalt oli ka lihtsalt jahedust ja külmust inimeste südametes. Ma ei tea, kui ta täna kuskil Mustamäe või Õismäe või Nõmme kortermaja või eramaja ukse taga see Joosep koputaks või kella laseks, kui mitu ust on, mis avanevad, ma arvan, et jääks juba välisukse taha, nii et edasi ei lastaks. Me püüdsime eelmisel aastal ära kaardistada Tallinna Jaani kiriku koguduse liikmed, neid veidikene, paljud andmed on kaduma läinud või on vananenud.
selleaegsed telefoninumbrid, kus need olid hoopis teistsugused ja nii edasi. Ja üsna paljud inimesed, kes läksid inimest otsima, jäidki ukse taha, sest keegi ei lasknud sisse. Kahtlustati, et tegelikult tullakse mingi muu asja pärast. Mis ideaalsed tingimused olid siis või mis ideaalsed tingimused olid siis, kui Püha öö sündis, see laul Püha öö. Horeli olid hiired nahka pistnud, see ei mänginud enam. Horel oli käigust väljas ja siis võtsid 2 meest nõuks, et võiks kitarriga ja kapella. Üks tegi sõnad, teine tegi viisi. Ja sellistes oludes sündis siis maailma kõige kuulsam jõululaul, mille laulmisest ja kuulamisest pole inimesed ikka veel ära väsinud, kuigi meedia teeb kõik, et väsiks ära, sest aina tuleb ja suurtes poodides täpselt samuti. Või mis ideaalsed tingimused olid Harry Haameril, kui ta oli Siberi vangilaagris, oli 24. detsember. Ühel mehel oli jupike küünalt, teine oli kuuseoksa leidnud. Parakis oli külma, nii et kui magasid akna juures, külmus müts akna külge kinni. Ja Eesti mehed tulid 24. detsembril kokku ühte parki äärde ja hakkasid laulma Püha ööd. Ja Siberisse saadetud kirikuõpetaja ja Harry Haamer luges evangeeliumit. Ja ta ütles, et mehed, mis said palju enam kui enne aru, mida need sõnad tegelikult tähendavad, neil ei olnud majas kohta. Nad igatsesid koju, omade juurde. Olgu kuust milline tahes, olgu küünle nii vähe kui tahes. Või nii nagu Tõnis Mägi on laulnud ühes Siberis noore tüdruku tehtud luuletuse ja viisistanud selle, kus ta õhkab, et on täna palvel kogu lääs, nagu üks pere suure Jumala ees ja kui saaks veel koju, saaks kodus jõudusid pidada. Palju aastaid hiljem oli see naine ühes telesaates Tõnis Mägiga koos, kes selle luuletuse 15 aastat kirjutanud olid. Kõlas ka üks küsimus, mis kõneles Jumalast ja naine lõi käega. Kui oli ta saanud, palveid oli kuulda võetud, aga eks sellega on nagu see mehed peitsi peal. See kõik võib ära ununeda. Armsad, täna ei taha ma teile pidada klassikalist ettekannet või loengut. Ma tahan just nimelt mõtiskleda ja ma loodan, et te kannatate oma mõtiskluse välja ka siis, kui see natuke uitama läheb sinna ja tänna. Sellesse mõtisklusse asetan ma ehk lõike oma erinevatest raamatutest, artiklitest, plaadid, milles mõtiskleme koos helilooja ja kitarrist Robert Kirjendaliga. Mõned nendest raamatutest on tänaseks päevaks juba läbi müüdud, neid ei saa eriti kuskilt enam, aga mõned on juba 6. tiraažiga väljas ja Keelde palveid on ju 12 000 välja antud, sellest olen siin ruumis ennegi rääkinud. Aga hiljaaegu ilmus üks mõtisklus 60+, siis sealt saate juurde lugeda, kui ei ole lugenud ja kui ma ühe koha peal äkitselt ära lõpetan, sest taipan, et Heidi Tammel on aeg laulma hakata ja kui ma olin väike poiss, siis ma olin tasse kõrvuni armunud, kui ta kuskil horoskoobis oma kauneid laule laulis
lasteaiakasvatus oli ka armunud, neid oli palju, kellesse ma armunud olin 4, 5 ja 6 aastane, aga pärast läks asi lihtsamaks natuke. Aga hea meel on sellest, et mitte selliseid lauljaid siia saate, kes tuletavad meelde ilusaid hetki kahvelist argipäevast. Ja kui ma lõpetan, siis soovitan vaadata televisiooni, mida mitte keegi ei vaata, aga kõik teavad, mis seal toimub, see Tallinna Televisioon. Ja seal on Maire Aunaste üks saade, mille me salvesime hiljaaegu ja mis on siis 22. peaks olema eetris, kust olen ta saatekülaline. Ja et sealt saab nagu järjejuttu siis edasi, nii et on neid asju, mis on olnud ja neid asju, mis tuleb. Jõuludest rääkides tuleb mul ikka ja jälle meelde üks hetk oma elus ja ma olen küllalt, tõepoolest andke mulle andeks, kui ma mõnda asja kordan, mida te olete kuskilt lugenud või kuulnud, aga see on nii südant liigutav hetk olnud, kui ma ühes väikeses maakoolis Viljandist Tartu poole sõites olin ühel advendi hommikul kutsutud külaliseks rääkima lastele jõuludest. Ja kui need lapsed siis vastasid mu küsimusele, mis teeb jõuludest jõulud ja see oli nii tore, kuidas nad kätt tõstsid viisakalt ja siis kui ma küsisin, siis üks ütles piparkoogid, teine kuusk ja kolmas kingitused ja küünlad ja verihorst ja mis seal kõik tuli, seal tuli palju asju. Ja siis üks väikene tüdruk esimeses reas, ma nägin, kuidas ta alati hiljaks jäi, ta tahtis öelda, aga keegi ütles juba ära, siis ta oli jälle nii kurb. Ja mina läksin siis edasi oma küsimuse juurest, rääkisin Maarjast ja Joosepist ja Jeesuslapsest. Ja äkki selle tüdruku silmad läksid särama, nii et kõik need küünlad, mis kuuse peal olid, kahvatasid nende säravate silmade kõrval, tõstis käe püsti, et see õpetaja hea oli, et mul olid klaasid ees, muidu oleks nagu silma peast ära tõrganud esimesest reast. Majal peab ikka klaasid ees olema, siis on kahutum akendel. Ja kui ma siis ta käest küsisin, et mida ta ütelda tahab, siis ta tõusis püsti ja ütles hakukapsad. Et ta oli nii kaua mõelnud, et kas on midagi ütlemata jäänud ja ta leidis need üles. Aga see Joosep ja Maarja, see oli nii nagu selles pildi peal, et see nagu ei olnud. Tal oli oma mure. Ja kui lapsel on mure, siis räägi sellele mida tahes. Kõigepealt tuleb mure ära lahendada. Küllap te teate, te olete enamus emad ja isad ja vanaisad, nii et sellega on nii, et alusta murest, mitte ära aja oma juttu. Muidu on nii nagu mõni vanamees diivani nurgas räägib ja tema vaatab selle armsate silmade otsa, tegelikult mõtleb, räägi, sa ei sega. Vabandust. Nii võib ka mõni naine. Ja pärast ütled, et sa oled rääkinud, ta ütleb, et sa oled kunagi mul seda rääkinud. Tuleb tõttu. Armsad, kuidas on nende jõuludega? Mis teeb nad ilusaks? Mis teeb nad tõeliseks? Mis teeb nad kohe päriseks? Ma ei tea, kuidas on teiega, aga kui ma vaatan oma lapsepõlve, vaatan tagasi, siis tuleb mul meelde väga palju ilusaid hetki. Vahetevahel mõni inimene on küsinud mu käest, et sa tundub olevat kuidagi õnnelik või mille üle sa siin naerad kogu aeg või naeratad ja nii edasi. Ma tead, mul tulevad head asjad meelde. Ja ma olen nagu seal helisemas muusikas, et kui mind koer sööb, kui mind välk lööb, meenutan ilusad asju ja siis oledki õnnelik. Ja inimese mälu ja arvuti pidi olema üsna sarnased või õigemini küllap need arvutispetsialistid, kes arvutit on teinud igasugused nutiseadmeid, on tabanud ära, kuidas mälu töötab ja need uuemad seadmed annavad ka pidevalt meile ette neid asju, mida me oleme ise kõige rohkem vaadanud. Ilma, et me peaksime ise kuskile vajutamegi.
jälle naksti see enda poolt rohkem toksitud asi ees. Ja mäluga on see sama asi, et need asjad, mida me meenutame, need salvestuvad nii-öelda kõva kettal. Ja mida rohkem sa meenutad halba, kui sa ikka kogu aeg meenutad seda, kuidas ikka ta mulle ütles. Lähed räägid 4 sõbrannale ja 8 naabrile, kuidas ta ikka mulle ütles, mida ta ikka mulle tegi. Vaata, kuidas ta ikka tegi. Vaata see 10 miljonit ja mida kõike veel. Lõpmatuseni võib meenutada ühte negatiivset asja või 6 negatiivset asja. Ja siis pole ime, et su elu on vilets. Ongi vilets. Ja ise oled teinud. Kes tegi? Ise tegi. On ju üks selline raamat tulemas, kus vana vabana käest küsidki, et kes tegi? Ütlesid, ise tegi. Mida rohkem me meenutame halba ja negatiivset, ka neid pisikesi asja, mille pärast hingule ei verista, seda viletsamaks me ise enda elu teeme. Vähiseme kindlasti ka. Südam jääb haigeks, tervis läheb viletsaks. Sest meie füüsiline igu ka ei talu ära pidevalt negatiivselt. Kui sa meenutad ilusad asju, kui sa meenutad häid asju, kui sa räägid nendest teistele inimestele, isegi nendele, kes eriti kuulata ei taha, maailma täis inimesi, kes ei taha teist juttu kuulata, kes tahaksid ise rääkida. Aga vahel leiame mõne, kes tahab kuulata ka. Siis läheb tunne, et su elu on imeline kuidagi püsivaks. Ja ma loodan väga, et teil kõigil, või vähemalt paljudel teist on mõni hetk oma elus seotud jõuludega, mis on tõeliselt ilus. Tõeliselt ilus. Ja ma usun, et see ei ole ilus mitte sellepärast, et siis te saite mingisuguse eriliselt suure ja kalli kingituse, vaid võib-olla sellepärast, et keegi oli tohutult hooliv ja tähelepanelik. Keegi oli midagi imelist, kas öelnud ja teinud kunagi minevikust. Ma kordan nüüd teile ühe loo, mille 60+ kirjutasin, aga räägin selle natuke teise nurga pealt veel, see on see mälu küsimus või see, et meie elu, kus ma liigun siit jõuludest natuke eemale ja tulen kohe tagasi. Eelmisel aastal suvel olin ma koos abikaasaga Kuidepääl Kuressaare lähedal surmaaial oma vanemate haual ja vanavanemate haual neid korda tegemas. Olime abikaasaga koos, tulime sealt käsikäes ja äkki ma nägin enda ees kõndimas ühte meest 2 liivaämbriga. Ta muudki läks, ta oli natuke pühmus, oli näha, et see raskus oli tema jaoks natuke raske. Ta oli kõhna ja väike, natuke mu isa moodi. Mul hakkas tast olemeel, ma nägin, et ta oli veel 2 ämbrit liiva täis pannud ja võtsin need 2 liivaämbrit tema selja tagant liivahunniku kõrvalt ja läksin talle järgi lootuses, et need on ikka tema omad ja keegi ei pista karjuma, et ma valed ära viin. Kui me jõudsime selle mehe auto juurde, et oli oma liivaämbrid autosse pannud, keeraste ümber, et nähtavasti minna oma ämbritele järgi ja äkki vaatas, et need ämbrid on talle järgi tulnud juba. Need on minu käes. Ta vaatas ja ta silmad läksid väga suureks. Väike mees, aga silmad olid peale suuremad kui ta ise. Jaan Tansulu või? Jah. Siis ta palus ämbrit panna auto peale, tänas väga selle eest, ütles, et kas mul on aega, et kuulata üks lugu. Ja siis see tuli. Elu on imeline. Ta ütles, see oli palju aastaid tagasi, kui helistati haiglasse ja mina olin kiirabi autojuht. Mul anti aadress, oli Võidu tänaval, kiriku lähedal. Hakkasin juba midagi aimama, ma elasin seal mingeid aastaid. Ma vanemad elasid seal.
Ta ütles, ma sõitsin sinna ja siis ma sain aru, et see naine, kes sünnitama hakkab, on teisel korrusel ja kui ma sinna üles jõudsin mööda kitsast treppi, sain ma aru, et ta on ühe jalaga, protees, jalga ei mahu. Ta oli hädas, ta ütles, et kuidas ma siit alla saan nüüd, ma hakkan sünnitama varsti. Ja see mees ütles, et ma võtsin selle naise sülle ja viisin ma ta treppi alla. Sa sündisid paari tunni pärast, ütles ta mulle. See oli minu ema. Kelle see mees 57 aastat, täna 58 aastat tagasi ühte kitsast treppi möödas üles alla viis. Et see naine, see ühe jalaga naine, mu ema, võiks sünnitada oma ainsa poja, keda ta nii väga igatsenud oli. 57 aastat hiljem võtan ma 2 liivaämbrit. Kõnnin paarkümmend meetrit, et ühte meest aidata natukene. Ja see mees räägi mulle loo, kuidas ta mind kandis veel enne, kui ma sündisin. Ja minu ema, kelle südame all ma olin. Vahel ma kuulen eestlasi ütlemas, teed head, saab vastu tead. Need on hirmsad sõnad. Selliste lausetega võiksime me olla ettevaatlikud. Ma ei ole iialgi nii palju head teinud, kui olen mina head saanud. Alates sellest, kui ma olin väikene laps. Tänase päevani välja. Õnneks ma ei ole kõige oma halva eest mõnda pead saanud. Aga hea eest olen ma kuhjaga tagasi saanud head. Üks mees kauge siit aina naeratas, aina rääkis head, aina kiitis. Küsisin ta käest, kuidas sa selline oled, sul on nii palju kannatusi ja valu olnud, sul aina läks pikaaegse vähiga. Sa põetasid seda, teda, sul on nii palju valu olnud elus. Ja ta ütles, et tead Jaan, ma olen raamatupidaja, ma olen matemaatikast päris tugev, ma liitsin võrdlesin oma elu plussi ja miinuseid ja plusse on palju rohkem kui miinuseid. Ja kui me nende jõulude eel mõtleksime veidike oma elu plusside ja miinuste peale, äkki me taipaksime, kui rikkad me tegelikult oleme. Kui palju on meil tegelikult olemas ja kui palju meil on antud. Ei, ma ei ole see Eesti poliitik, kes ütleb, et mis meil siin elus viga on ja varsti Euroopa 10 rikkama ja midagi taolist. Me näeme, kus need Euroopa 10 rikkamat riiki praegu on, mis saab toimuma. Jumal tänatud, et me ei ole sinna jõudnud. Pigem natuke vaesem, aga elada rahus. Pigem natuke väiksema, pensionid ja palgad. Aga olla iseseisvad ikka veel ja seegi on nii. Ei, ma ei kandideeri, ärge muretse. Armsad, jõulud ei ole tõelised mitte siis, kui meil on palju asju ja väga palju süüa. Nii et hommikul on paha olla ja öösel magama ka ei saa jääda, sest liiga palju jälle sai sööd. Ja liiga valesid asju läbi segi. Vaid jõulud on tõeliselt siis, kui me taipame, et keegi armastab meid. See on nii kummaline. Tegelikult me vajame seda kõik. Täna hommikul olin ühe väga vana inimese juures kodus tarmolauda jagamas. Siit mitte väga kaugel. Uksest sisse tulin, laagis ta mulle kaela, kus ta mu pead paitama. Vana memm. Tuli nii õnnelik, et ma kohale tulin, mul oli natuke kohmetu olla. Aga ma ei võtnud seda ahistamisena. Naisega 10 aastat rennis oleme väga lähestikku. See ei ole ka ahistamine. Olgu see maailm nii kulgu tahes vahete vahel, aga
mulle teeb see kuulus tihtipeale nalja ja mitte ei tee murelikuks, aga nii ilus on näha, kui on keegi, kes sind ootab väga. Augustinus on öelnud ühe ilusa lause, ärge verisege, et elu on halb. Tehke kellegi elu paremaks ja ka teie enda elu on siis parem. Ja võib-olla nende jõulude eel ongi see küsimus, kelle elu me saaksime paremaks teha. Kelle elu natukenegi rõõmsamaks ja õnnelikumaks. Selleks, et jõulud võiksid tõeliselt tulla, on vaja mitut asja. On vaja tunda, et sul on kedagi armastada ja sind armastab keegi. Ja veel ühte asja vaja, et hinges oleks rahu. Kuda seda saab. Üks Eesti luuletaja on teinud ühe imeilusa jõululuuletuse. See on Püha öö kõrval üks vaieldamatuid lemmikuid. Ja selles on üks selline rida. Anna andeks, lepi ära, siis su süda särab ka. Anna andeks, lepi ära, siis su süda särab ka. Ja kui süda ei kipu kuidagi kohe särama, siis tuleb võib-olla enda käest küsida, et äkki on mingi asi andeks andnud. Äkki on mingi tüli, mingi halvasti ütlemine, mingi solvumine mind nii ära söönud, et ma ei suudagi enam särada. Ma hirmstan ikka ja jälle inimeste üle, kes ütlevad, et ma ei suuda seda andeks anda. Ja siis, kui sa küsid, mis see on, kas ta põletas su maja, varastas kõik sinu raha, nakatas sind AIDSiga, siis tuleb välja, et ei olnud, ütles halvasti. Ma olin hiljaaegadel matusel. Kus üks lähedastest korraldas alternatiivse peigelaua. Sest tal ei sobinud teistega koos istuda. See inimene hakkab ka jõudust pidama vastu. Arvsad, mis on see need asjad, mis ka lähedasi inimesi nii panevad solvuma, et 10, 20, 30 aastat hiljem ja veel juba 100 korda endale korrutatakse, vaata, mis ta mulle tegi, mis ta mulle ütles. Aga kas seda, mida ta hea on teinud, ei võiks sinna kõrvale panna? Ja äkki on siis plusse palju rohkem ka miinus. Äkki võiks nende plusside eest olla tänulik. Jõulud ei saa tulla head ja elusad, kui me ei suuda andestada. Nii lihtne tundub see keeleliselt. No ei ole ju raske öelda. Anna mulle andeks. No ei ole pikk lause. Mul on mäluga viimasel ajal viletsed probleemid, keegi tõi juba mingit seenejooki mulle, et ma seda prooviksin, et äkki jääb mõni luuletus meelde siis peale seda. Kui ma olen Eesti esimesel suurel luulepeol, siis mul äkki ka 2 või 3 luuletust, et üks Koidul, üks Mart Raud ja 3 nädalat muud ka harjutasin ja lõpuks võtsin ikka paberi ette ja lugesin maha. No midagi ei ole teha, nii et kui teil ka on nii, siis me oleme ühes kategoorias ilusti ja võib-olla mõned. Täna see memm, kellele ma armulaude jagasin, ja lugesin talle ette pühakirja, ta luges peas seda mulle kõrvat. Ma hakkasin armulaua seadmise sõnu lugema, ta luges mulle sõna-sõnad kõrvad, mul läks ühest kohast piltu, tema pani õieti edasi. Tule taevas appi, eks ole, mine siis sellistel armulaud jagama heas mõttes, eks ole. Et mõnel inimesel on fantastiline nälu 90-aastane inimene ja komakohad ka meeles kõik. Ja kordab, et mul mõni asi kipub ära olema. No jah. Aga armsad, anna mulle andeks.
Ja siis on see teine, mis on täpselt sama raske mõnedele inimestele. Ma annan sulle andeks. Mitte vabanda palun. See on hoopis teine asi. Sa ei tunnista ennast süüdi. Jah, elu on kummaline. Kui elu läheb kergeks või heaks, siis paljud inimesed mõtlevad keeruliseks. Ja kui elu on tõeliselt raske, siis paljud inimesed ei tegele elu keeruliseks ja halvaks mõtlemisega ja enda võrdlemisega teistega. Jah. Jõuluöös valgussara laulab hõiske lingli koor, kõrgelt kostab rõõmusõna, sõna sündinud jõulupäike suur. Jõuluöös kuldne sõra paistab üle ilmamaa, tuues meile taevavara, taevaardeid lõpmata. Jõuluöös küünlasõra pühib palget pisara. Anna andeks, leti ära, siis su süda särab ka. Jõulud on seotud mitmete raskete asjadega. Me rääkisime Maarjast ja Joosepist, kes tulevad, kelle jaoks ei ole maega soovumi, kes sünnib. Me teame, et ta sünnib nähtavasti laudas, Kaia avavuses. See Jeesus, kui ma leedlaste käest küsin, et kus Jeesus sündis, siis tuleb kohe, et Jeesus sündis Sõimes. Leina inimesed. Sõim on see sööginõu, kus antakse loomadele süüa. Jeesus pandi sõime. Nii nagu inimesed teavad täpselt, et millise puuvilja söömine kindlustas inimestele, esimestele 2 inimesele paradiisi ajast välja ajamise. Kõik teavad täpselt, võivad vaid tülli minna. Õun pidi olema. Kus see õun on? Piilis. See näita. Näita koha kättega, kus sellest räägitakse. Hea ja kurja tõllumise puuvilja, mitte mingist õunast ei räägitakse. Tüüre paneb ja paljud teised madalmaa kunstnikud panevad õuna Maarja või tähendab Aadamale ja Eevale sinna nii-öelda näkku. See on madalmaadest tulnud kujutlus, et see oli õun. Aga kõik teavad, et on. Ei olnud. Ärge vaielda. Ja nende andeks andmiste ja mitte andmistega ongi see asi, et ma olen elus küll ja küll seda kogenud, kus ma tuleb meelde jälle see, kuidas ma ühe vana mehega vaidlema läksin. Ma läksin nii ühepikkuseks. Tema andis kogu aeg järgi, mina läksin jälle pikemaks. Ja lõpuks ta joonistas selle numbri, pani meie vahele, ütles Jaan, mis number see on, mina ütlesin 6, sest ei ole 9. Ütles, et äkki tuleksid minu poole peale, vaataks 6 siitpoolt ja siis tuleme sinu poole ja vaatame sealt ja lepime äkki ära. Ja kas ei ole nii, et me näeme erinevalt? Me tajume erinevalt ja me läheme tülli tihti peale asjade pärast, mis on sarnased, me näeme 6 ja ta näeb 9. Kuule teine ära. Katsu aru saada, miks nii juhtis. Katsu talle andeks anda, nii nagu sa endale andeks anda. Ja kus sa endale kunagi anda. Käid peegli ees ennast iga hommikus õimamus. Ma loodan, et mitte. Milline ma välja näen, kuidas ma kobakäpp olen ja nii edasi. Armsad. Ma olen ikka öelnud, et kuidas on, et kui on natuke halb inimene meie jaoks ja temaga juhtub nii, et on meil külas ja tass tema käest katki läheb, siis me vaikselt ütleme, et pole midagi ja ikka juhtub, aga mõtleme, ta lõhkus mu tassi ära. Ta lõhkus. Aga kui meie enda käest läheb, siis meil läks tass katki. Astus nähtavast laua ära peale, viskas ennast, tekitas enesetappuks. Kuidas see meie tass läheb katki ja tema lõhub? Tegelikult see on see 6 ja 9 lugu. Kust me vaatame? Kuidas me näeme? Meil kõigil juhtub. Me kõik vist vaata vahel ütleme enda kohta, ma ei tea, mis mulle sisse läks. Ja naabrinaisele võid see sama asi sisse minna, mis meile läheb. See sama halb asi. Ja nüüd ma tulen veel ühe asja juurde, et jõulud on seotud ka selliste raskete asjadega ja kõige ilusamad hetked
mis teevad jõulud ilusaks, on seotud paljude raskete asjadega. Orel läks katki, tuli püha öö, 4 truuni majas ja Jeesus sünnib vaatamata kõigele. Ja tulevad tõelised jõulud paljudele. Ja siis ühel aastal külmuvad ära Moosele krahkunas kõik viljapuud. Inimesed on harjanud kuuseokste külge panema õunu ja kommi. Ja siis üks klaassepp tuleb selle peale, et ta teeb klaasist kuule ja nii sünnivad jõuluehted, sest ei olnud õunu. Õunad olid kõigepealt. Jälle midagi läheb halvasti ja keegi on leidlik ja teeb midagi, mis rõõmustab sadu aastaid inimesi. Oleme leidlikud. Nii nagu üks Eestimaa mämm, keda ma ikka jälle aeg-ajalt meenutan ühes dokumentaalfilmis, räägib ta oma raskest elust, aga ta ei hädalda, ta ei virise, ta räägib, milliseid nippe on ta leidnud, et oma astmahaigusega puutuppa saada ja seda suurt maja kütta ja räägib pojast, kes on kaugel ja nii edasi. Ja siis ütleb ühel hetkel säravate silmadega vaadates ekraanilt tuhandetele silma. Ma elu siin on raske, aga rõõmus. Ma olen siin üksi, aga ma elan siin üksi, aga ma ei ole siin üksi, mul on mu Jumal. Ja nüüd on see, mida ma olen taas ja taas öelnud, et kõige hullem, mida Nõukogude võim meiega tegi või paljudega tegi, ei ole mitte see, et ta võttis maja ja maad, saatis inimesi Siberisse, tappis, vaid kõige hullem on see, et ta võttis paljudelt usu. Ja kui usku ei ole, siis see asendub millegagi. Kordan lõpmata palju Jaak Jõerüüdi ühest raamatust üht ilusat lauset ja võimast lauset. Mille peale sa üldse loodad, kui sul ei ole Jumalat ja mida sa kardad, kui sul ta on? Mäletavad tagasi oli mu juures üks vana paar. Tulid käest kinni hoides, ligi 60 aastat abielus on. Naisel oli mure, naine tahtis, et õpetaja kuuleks ta ära ja meie jutt. See küsimus, mis tal oli see, et varsti peab ära minema. Ja mida õpetaja arvab, kuidas võiks neid asju korraldada? Kas õpetaja tuleb Pärnamäel ja mida kõike veel, lihtsalt küsimus. Isegi see, mis see maksab kirikus ja kui ta kuulis, et 70 €. Mida? Sa oled kogudus liige olnud aastakümneid, sa oled kogudust toetanud. Miks sa peaks rohkem maksma? Aga orel ja õpetaja ja kirik ja küünlad, jah, nii ongi. Koguduse liikmete jaoks on see nii. Kes ei ole kogudust toetanud, neid peavad kõik välja maksma. Ja see on tõepoolest kallis ligi 300 €. Aga see on ilus, kui inimene mitte ei karda surma, vaid ta valmistab ennast minekuks ette. Ta valmistab ennast minekuks ette, ta ei ole hirmul, et varsti tuleb ära minna. Ja lõpuks, nüüd on aeg kohe täis. Teale juhtus see, mis tavaliselt 7 lehekülge on valmis kirjutatud, täna hommikul kirjutasin veel 2 lehekülge ümber, et oleks ikka korralik ja täiuslik ja nüüd ma siin siis olen, ma ei ole seda paberit rohkem kui 2 korda vaadanud. Ta kindlasti olen ennast palju kordi korranud. Aga see pidigi mõtisklus olema. Ma lõpetan selle sooviga, et jõulude ajal leiaksite ka võimaluse
astuda mõnda pühakotta. Ja eelmisel nädalal näiteks Tallinna Jaani kirikus oli üks imeline sündmus. Me avasime Anu Raua paiganäituse. Me saime Kumust paljud ilusad paigad kätte ja neil on Tallinna inimestel, kes ei ole tahtusse jõudnud neid, eriti Anu Raua viimased tõid näha Jaani kiriku galeriis paremat kätt suurest uksest sisse minnes keskel. Imeilusad vaibad ja selle näituse avamisel juhtus see, et see oli päev, mil Anu Raua ristiemaal oli 100 sünnipäev ja ta oli kõpsti kohal seal, istus tooli peal ja me laulsime talle sünnipäeva laulu. Tema muudkui nuuksus ja nuttis ja ütles, et küll on ilus. Ja siis pidasime veel peokaara pärast seal all Keldri saalis. Ja kui minna kirikusse ja minna sealt vasakut kätt keskele, siis üks meie koguduse liige on pannud sinna valgustatud vitriinidesse 80 aastat tagasi välja astud suured piiblid, mis on kõidetud Eesti parimate nahakunstnike poolt. Alates muidugi Taskakojast ja sealt edasi nüüd tänavale nahakunstnikud valgustatud vitriinis. Kesklinna valitsus tõi meile 3 meetri pikkuse jõulusõime, mis on valgustatud ja mis on ühe suure kuuse all. See on igal pool midagi vaadata. Et kui keegi ei taha jõuluteenistusele tulla, siis näiteks 23. õhtul peale Riikliku Akadeemilise Meeskoori kontserti on meil jõululaulude laulmine. Lihtsalt laulame laulu, mitte keegi ei räägi mitte midagi. Keegi ei hakka teile Jumala sõna kuulutama või midagi taolist, või ise kuulutate endale või tulete, laulate, laulin ma olen kindel, et teda ööme siis ei laulame järgmisel päeval. Ja siis on 3 teenistust ja kõigis Tallinna kirikutes, Kaardis, Nõmmel, igal pool on palju teenistusi ja kontserte. Äkki see teeb hingele vaim, äkki see paneb mõtlema oluliste asjade peale ja taipama, et elu on tegelikult imeline. Meil on majas ruumi, meil on vabadus. Meil on katus pea kohal ja äkki on meil ka lootus, äkki on meil armastus. Olge hoitud Jumala armastuse hõlmas. Aitäh! Igasugused sõnad on siinkohal ülemiiksed. Tahaks siiski ühe jõulusoovi öelda. Head kuulajad, võtame täna kuuldust midagi kaasa oma jõulude aega, oma pere keskele. Meenutame seda, mida me kuulsime täna Jaani koguduse õpetajalt härra Jaan Tamson. See oli liigne. Keskel oli väga hea olla. See, kas inimesed kuulavad või kuulevad, see, kas nad võtavad vastu või kannatavad ära, on väga lihtsalt tajutav. Teie keskel oli väga hea olla. Olge hoitud. Ja nüüd meie suureks rõõmuks leidis jõuluteelselt ka aega ja võimalus tulla meie juurde proua Heidi Tamme. Palun. Tervist! Oli küll tore aplaus, aga ma lootsin suurema aplausi peale. Tervist, juubilarid!
sest veel on kaitsnud elit. Eesti 100. Aplaus meile kõigile endile. Tervist, väärikad. Väärikad. Jätke see meelde. Ei ole me eakad, totakad, lollakad. Me oleme väärikad. Aplaus sellele. Ja ma pean teile ütlema, et teate, mul pole elus veel nii palju rahvast olnud saalis, kui ma olen laulnud. Kõik hooplevad siin, et neil on staadionid ja kõik on niimoodi, kõik on staarid ja kõik on diivad. Aga mina ütlen teile, et ma olen tõesti täna rõõmus, et nii palju on rahvast ja kõik me väärikad. Ja ma tahaks teile teha väikese ettepaneku. Kas te olete väsinud istumast? Jaa. No kes on väsinud, tõuseb püsti, aga kes istub edasi. Aga kas te olete nõus, et me täna lüstime natuke? Enne jõulud on meil väga tõsised asjad. Seal peab olema tõsine ja vaikne ja rahulik. Aga praegu saab veel natukene mütata. Olete nõus? No nii, mina ka väike juubilar, kuna alles ma lõpetasin oma juubelituuri. Heidi 75, 55, 45, 35 ja siis mõtlesin, et ja veel nii toredal ajal nagu Eesti 100. Nii et me oleme ikka, meil on palju juubeleid praegu. Horoskoop on 50 ja kui lööme kõik need aastad kokku, mis siin on saalis, palju kokku tuleb. Nii et oleme seda väärt, et natuke lustida ja selle ilusa aasta saata möönuga. No nii, läheb lahti. Lähme siis oma noorusaega. Nii, tuletame meelde, kui me olime veel noored, uljad ja kui kohtasime oma esimese leidmehe, oma esimese pruudi, kes tuleb meelde oma esimene trifunks. Ma näen, et mõni noogutab, aga ma nagu polnudki seda või. Ahah, meesterahvad istub nii tõsiselt siin
ja hõõrub sõrmi ja tuli meelde esimene kohting. Tuli jah, mis siis, eks ole, juba läinud. Esimene kohting, esimene suudlus, kõik esimene on see, mis on kõige kallim ja kõige ilusam. Ja nüüd ma tahakski järgneva laulu teile pühendada sellele ilusale esimesele armastusele. Siin härra patsutas nii toredasti, mis te siin patsutate? Oma mütsi, ossa issa. Kõrval istub selline tore daam. No võtke ümber kinni ja patsutage. Oma naine või? Oma proua või? No aga siis issand jumal. Võtke ümber kinni, kui oma prouad pole ka nähtaval. Või võtame tule maha või? Küll nüüd mehed on ikka kitsid, enne patsutab seda mütsi, kui võtaks proual ümber kinni. Siin härral on käed ristis ja imeliku koha peal. Mis teil seal on? Ma hoian teile. Kinni hoiate või? Muidu kaob ära või? Mine ei tea. Mine isamaal ei tea, eks ole. Selge. Nii on, mul on väga kahju, et te peate oma mütse ja oma jopesid hoidma ja ei tea, mida kõike hoidmas üles. Ma omavahel öeldes olen väga pahane, et teil ei ole võimaldatud siin neid paremaid olukordi, kus te oleks saanud istuda nagu prouad ikka. Aga ma loodan, et kellel käed vabad, panete käima need. No nii, läheb käima uuesti. Mis šitasti see uuesti? Ma loodan, et härra patsutab need prouad. Ei julge. Kui siin üüki veetma, kui soojus suve päev, neid kahte naistel sa teed, kuidas meelest minna saakski see. Täis valgeid õisi metsateed, mis kaunim olla ükski see. Nad väärjaks tullisid seal siis, õnne toob see mul ma lootsin nii. Nii kiirelt mööda lendas päev, kui käisime seal käsi käes. Nii õhtul mul saatis mind, lubasin ja jälle nähtasin. Ja nii lühikeseks ajaks oligi siis see. No oleks teada, oleks tule maha võtnud, eks ole. Kuidas on taga? Siin on päris kui ristis käed, eks ole. Nüüd ainult on lund segatuma, on lootus on tassida. Mida mulle mis kord kaaksab ilma metsateed. Mida mulle mis kord kaaksab ilma metsateed. Kive!
hüüdis kibe. Ma tahan teile ära rääkida sellise loo. Ühel kontserdil oli väga tore. Istus ka üks paarike Molina ja Eestin esimeses reas ja naeratasid teile teisele niimoodi toredasti ja laulu lõpus ma ütlesin neile kibe, nagu tänagi. Noormes vaatas mulle otsa ehmunud näoga ütles, ma ei saa, see on mu ema. No vot, vahest läheb niimoodi ka, aga ma loodan, et te ikkagi kontserdi lõpuks saate ikka ilusti niimoodi saage tuttavaks. Ja seda ma soovin ka mitte ainult teil, vaid kõikidel see omavahel saame täna tuttavaks. Mina ka tutvustan ennast Heidi Y-ga. Nii. Ja siin raveli taga on Vladimir Krieger. Nii et saime tuttavaks nüüd. Aga mina räägin teile ära, kuidas minuga oli see esimene trefuks, kellega ja kuidas kuulake. Aga näete, ma olen ikka veel uhke ja veel jubeldan ka, nii et
elu on ilus. Nii, aga selleks, et see armastus tõesti oleks ilus, on ikka vaja kahte, meie kaks. Vaatame, mis me siin veel välja mõtleme. Käib külas hoogme tantsijad raimsust mängib pillivees. See vaana on, kes pappi all neid muusik tantsib teeb, mis kasu oleks suveus ning udust heinamaan. Kui õhtul peale päevad me tantsida ei saaks. Kasvatsuki teedades hiilepööre, tagares päev teadi koivad. Käsikus teedume ja laulust peame meie, see oli läbi pillivees. Nüüd ikka patsutate teile seda mütsi siin, aga ärge arvake, et te patsutate mütsi kaua, te hakkate nüüd mind patsutama. No nii, võtke jope ära seljast. Jope seljast ära. No nii, aplaus sellele julgemine. Mis on selle meesterahva nimi? Kai, issand, aplaus Kaljule. Tugev ja kindel nagu Kalju. No nii, kas teil ühe tantsu koos? Patsutada te oskate, ümber kinni aga ei oska võtta, eks ole. Kohe. No nii, nüüd seage valmis, ma laulan natuke ja siis tehke seda, mida te praegu tegite. Ja sest
me ei häbene, me teeme seda kõik avalikult, eks ole, jaa. Paistab, et vägev meesterahvas on siin. Tuleb meelde, jah? No nii, siis lõpuks tõuseb maan ja kaanib pilli kukkus ära. Sest enne kallimad kuusa ma pea, mis kasu oleks suveus ning puudust elama. Kui õhtul peale päevatöö me tantsida ei saaks. Kas kirjutades töötame, tagasi teadlikult laps. Sinust ei tule ja teame see ei ole ja jalg. Nii et Kalju proua kõrvale nüüd ja ümber kinni. Nii nagu minu voikusti. Nüüd ma võin jätkata ilusti. Issand seda Kalju hetkel. Pani mu südani põksuma. Ma ei tea, kuidas Kaljul on, aga mul on lööb, jätab lööki vahele. Rütmihäired. Nii, kallid jubilärid. Kuna tõesti on jäänud veel kaitsmedeid, seda ilusat 100. Ja siis tulevad ju uued numbrid, uued teod ja uued asjad. Aga nii kaua, kui on veel Eesti 100, siis meil on põhjust tõesti jubeldada. Ja ma peaks ütlema, et iga kord, kui ma olen naasnud kuskilt kaugelt maad, elu on viinud mind väga kaugetesse maadesse oma elukutse poolest ja olen saanud väga paljude inimestega kohtuda ja uusi asju tundma. Aga iga kord, kui ma olen tulnud koju, siis ma imetlen jälle seda meie ilusat, pisikest, kaunist Eestimaad. Ja et siin väikses Eestis elab üks Kalevite kange rahvas. Kalevite kange rahvas, kes on maailmas tuntud oma suure veoga, tantsu ja lauluveoga. Rahvas, kes on ennast tarkade meeste juhtimisel laulnud vabaks. Kalevite kange rahvas, kes on teinud sellise fantastilise keti nagu Balti keti. Nii et meil on põhjust tõesti tunda uhkust ja pidutseda ja jubeldada, et me oleme olümpiavõitjad, kes on pikamaa jooksus võitnud need medalid ajaga 100 aastat. Nii et seljad sirgu, naeratus näole, sest ma näen väga palju tõsiseid inimesi. Meil on põhjust olla tõesti rõõmsad, uhked ja õnnelikud. Ja nüüd ma teen teile veel ühe ettepaneku. Võtame üksteiselt käest kinni. Teeme uue keti. Teeme armastuse keti. Nii, palun. Võtke kõik. Ja Kalev on juba võtnud, jah? No nii. Kalev Kalju. 2 nime. Kalju Kalev. Nii. Olete võtnud kõik üksteisel käest kinni
ja ma arvan, et nüüd me tõesti laulame nii, et kõlab mets ja maa. Nii, et rohkem ei saa. Nii, et kes tunneb ennast tõesti noorena ja uljana ja laulab seda laulu kaasa. No läks! Mulle tundub, et tõesti, me ei ole siin ei eakad ega me oleme noored ja vanad, siin tuleb välja laul. Näitas välja, et siin on noored kõik koos. Ja ma tahaks küsida teie käest, et tõstke käes üles, kui paljud on vaadanud seda saadet Laula mu laulu 2,5, jah? Ahah, päris palju. Seda tagaosakond pole üldse ei teagi, et selline saade. Ahah, no siis ma pean ütlema, et te nägite mind ka, eks ju? Ma ka olin seal. Nii. Jah, ma pean ütlema, et see saade, kui see erineb täiesti sellest, mis vaatad kodus, aga kui sa oled seal keskel, seal villas ja seda saadet tegema, siis see tõesti on minu arvates üks Eesti kõige ilusamaid saateid. Ja seal on ka ilusad laulud ja ilusad inimesed ja kõik on väga ilus. Ja peale saadet muidugi ma sattusin kogemata sinna kommentaariumitesse ja seal oli siis üks avaldas mu arvamust, et mis keskea-kriisis mutt seal kargas. Teine vastas talle kohe otsa, et kuradi loll, mis keskea-kriisis, ta ju vana mutt. Seal oli sulgudes pandud 71 ka täpselt. No ma tahaks teada, mida nad siis nüüd ütleks, kui nad saaks teada, et ma olen 75. Eks ole. Aga ühel päeval sõitsin taksoga ja taksojuht mind siis niimoodi uuris. Ja mina mõtlesin, et huvitav, et
kas kutsub mind kohtingule ka või flirtis minuga niimoodi. Siis küsis niimoodi arglikult, et vabandage, kas te olete Heidi Tamme? Mõtlesin jaa ja Y-ga veel. Siis ta vaatas mulle tõsiselt otsa ja väga pikalt, kuulge proua, aga te polegi nii vana. No kuidas, eks ole, keda uskuda. Aga nii nagu ma täna tõesti tunnen, et siin on ikkagi terve suur armee noori ja vallatuid. Nii et me ei anna nii kergesti alla, eks ole. Taksojuht ütles ka, et me pole vanad. Nii, aga ma arvan, et järgneva laulu ma tahaksin pühendada, ma veel ei ütle, kellele. Aga praegu on väga suur mood anda kuulsuste nimed panna trammidele, bussidele, laevadele, lennukitele, igale poole, need hüljuvad ja sõidavad. Aga mina tegin teistmoodi, sest ma nagunii ei saa sinna. Mina tegin niimoodi, et mina andsin oma lauludele ja laulu autoritele kõigile Oskarid. Ja oma esimese Oskari mina sain 75 aastat isiklikult juba kätte. Minu isa nimi on Oskar. Oskar Reimann. Ja minu emmekene Liidia said kokku Paides suure armastusega. Ja kui nad abielusid, tulid Tallinnasse üle ja siis 39. aastal algas sõda. Isa demobiliseeriti Jaroslavi, kus olid parasjagu meie Eesti kunstimeistrid sõjapaos. Ja ema läks järgi, aga sõjakeerises kaotas jäljed. Ei teadnud, kus on isa. Ja kui ta üles leidis, oli isa juba Uljanovskis, mitte Jaroslavis, vaid Uljanovskis ja juba haavatud. Ja kui nad kokku said, mis te arvate, mis nad tegid? Meisterdasid minu valmis, mille eest ma olen väga-väga õnnelik ja tänulik. Kõigile sõjajubedustele vaatamata olen mina olemas ja suure armastuse üli. Ja järgneva lauluga ma tahakski tänada oma isa Oskarit ja oma ema Liidiat. Ja kuinka aastat muistuttaa
põnevast ja rikkarikust ja värvikast elust 30 aastat olen ma elanud põhjanaabrite juures, jaganud oma tarkusi, nimelt Soomes, oma tarkust ja saanud teada ka palju meie põhjanaabrite elust ja kultuurist. Töötasin nimelt Helsingi Popi- konservatooriumis, õpetasin laulmist ja muusikat ja sealt muidugi ka pärit väga palju ilusaid laule, rahvalaule. Ja üks laul on minu meelest väga eriline, mis mulle väga hinge ja südamesse läks ja ma tahaks teiega seda ka jagada. Yksi ruusu on kasvanut laaksossa ja se kauniisti kukoistaa. Yksi kulkija poika on nähnyt sen, eikä voi sitä ulvoittaa. Yksi kulkija poika on nähnyt sen. Eikä voi sitä unhoittaa. Ja hän olisi kyllä sen voinut ja sen voinut luoda. Mutta pyhänä ei ole tuntinut, vaan jättänyt Ja loodan, et meeldis teile see. See on jällegi armastusest. Noormes, kes on armunud, aga ei ole saanud kuidagi meie südamesse. Nii nagu meie Kalev ja Kalju. Kalju ja Kalev. Ja proua, kas tohib teie nime ka küsida? Riine. Jah. Kalju ja Kalev. Jätke meelde, ilus nimi. Ma loodan, et te lähete pärast kohvikusse. Nii. Ega ma teid rohkem ei kiusa ka, eks te ise lepite kokku. Nii, nüüd lähme. Teeme selle laulu, mis 45 aastat tagasi me koos Vladimir Kriegeriga esinesime, tegime oma ilusa show-kava Ütlen sulle kõik ja laulsime ühte laulu, teadmata isegi, et need sõnad ennustavad meile tulevikku, et need saavad meile saatuslikuks. Kuulake. Ja ma arvan, et te ühinete sellega. Tänapäeva tehnika. Digi.
Ei kuule. Ja vabadus käest ei anna ma elada. Ja vabadus käest. Ja vabadus käest. Tundub, et ei ole hommikust kohvijootega söönud. Võtame veel kord. Need on sõnad, mida me peame tõesti hindama, sest see on meile tulnud kalli hinnaga. Ja vabadus käest ei anna me ea. Ja nüüd ei anna me ea. Ja vabadus käest ei anna me ea. Ja vabadus käest ei anna me ea. Ja vabadus käest ei anna me ea. Ja saa. Ja veel. Ja veel. Ja meelde. Ma arvan, et kui teil on tuju maha või olete vorm, laulge seda laulu. Tuju läheb kohe paremaks. Me oleme Kalevite kange rahvas. Ja vabadus käest ei anna me ea. Ja vabadus käest ei anna me ea. Ja vabadus käest ei anna me ea. Nii, ma näen, et teil olete väsinud juba. Ja ma ei taha teid ka rohkem piinata, teil on väga pikk tööpäev selja taga. Te kuulasite ja pidite olema väga korralikud. Ei tohtinud piuksugi ja nüüd tuleb Tamme ja ajab teid siin hulluks, eks ole. Ja nõuab ei tea mida kõike. Aga kuna on tulemas tõesti jõulud, siis laulame ilusat jõululaulu. Võib-olla tuleb lumi maha, võib-olla tuleb tõesti need ilusad valged jõulud. Aasta jällegi veel, jõud ukse ees, kingid korda on köitud, mis siis soovida veel. Soovin sulle rõõmu ikkagi õnne, nüüd see aeg on käes. Laske poeg ja valu, selga jääb.
et tegite mind õnnelikuks. Suur tänu, et lubasite mul teid teenida. Ja lubage soovida teile kõigile tugevat tervist, rahu, hinge, küllust, igat sorti. Ja jumalikku armastust ja õnnistust teile kõigile. Ja ilusaid jõule teile, tulevasi jõuleid. Kõige ilusat teile. Vladimir Kriger. Ülemvägede juhataja. Juhatajal on sõna. Suur tänu, proua Liigi Tamme, härra Vladimir ja ilusa jõulusoovi. Siia võib lisada ainult meile kõigile tuntud, ilmselt südamesse minevad, rahulikke Ja nüüd kõik puhvetisse. Kõik puhvetisse. Meil on mõned tunnid aega enne jõulu saate natukse. Mõista. Mina ei ole palju, ma just öelda.
kas